tere, tere, müstilise šamaani ennustuskaardite kuulajad ja vaatajad. Rõõm teiega kokku saada ja mul on ikka hea meel, kui ma näen, et keegi on pöidla püsti pannud, et talle on see lugemine meeldinud, südamed, väikene võib-olla jutt isegi sinna juurde. Tõesti rõõm. Ja kui sulle meeldib, jaga, telli ja mul on ikkagi hea meel. mind on palju aidanud mingisugused sõnad, mis tulevad õigel ajal ja ma oskan julgelt võib-olla edasi minna. aga täna tahan võib-olla kirjeldada sinu armastust ja võib-olla leiame ühe lause, mis, mis sind siis võib-olla selle armastuse teekonna peal edasi viib. ja siin tahan keskenduda või olen andnud nagu ülesanne kaarditel iseloomustada kõigepealt siis seda suhet ja siin on ikkagi armastuse ja armumise suhe, mitte suhe, ma ei tea, lastega või koduloomadega või oma hobi või tööga, vaid ikkagi inimsuhted, omavahelised suhted. Ja vaatame, kuhu need sõnumid välja viivad. Nii, kõigepealt siis ma vaatan, et ahah, siin on sellist mm, see armastussuhe mulle tundub, et nagu oleks enamjagu oleks nagu tasakaalus, et siin on nii kirge, sihukest füüsilist kirge, aga siin on ka tundeid, siin on emotsioone, on sees. ja kas sina või sinu paariline selline tunne, et nagu mõtleks, et kas astuda nüüd nagu selline tõsisem samm edasi. selline tunne mulle jääb, et kui sulle praegu tehakse abielu ettepanek, siis mina ütleks, et võta vastu, sest see nagu armastuse hoidmine on siin väga hea koha peal. ja kui sulle on öeldud, et sul on süda õige koha peal või ütled sina oma paarilisele, et süda on õige koha peal, siis sellest tuleb üks ilus, üks ilus armastuse side. see on sulle, kes sa valisid maahoidja. tunnistaja. palju teed on läbi käidud. mulle tundub, siin selle armastusega on tõesti palju teed läbi käidud. võib-olla on mingisugused rasked hetked siin omavahel olnud. et selline, noh, ma ei tea, niisugune porimülgas on vahepeal olnud või kas nüüd teil omavahelised suhted on seal porimülkas või seal käinud või olete te pidanud koos astuma läbi mingisugusest raskest katsumusest. vahepeal on käed koos olnud, vahepeal on käed lahus olnud. Nagu niisugune raske energiat on siin natukene, aga samas ta ei ole nagu niisugune selline nagu lõpetatud armastus ei ole, et pigem on võetud seda kooselu, armastust, elust läbiminemist sellisena, et ma ei tea, natukene nagu, et aga elus ei peagi nagu kerge olema, võib-olla selline mm, tunne on siin selle armastusega, et on nagu häid päevi ja on nagu halvemaid päevi. tundub, et nagu ikka, šamaan tahab natukene nõu anda. no vot, kõristi on selline, kuulake üksteist. püüdke tasakaalu hoida kuulamise, rääkimise, mõistmise vahel. küsige üksteiselt õigeid küsimusi. Kui paariline on midagi rääkinud ja teil on arusaamatuks jäänud, siis ärge pidage oma paarilist rumalaks.
või et ta ei oskagi seda seletada, natukene tuleb siit välja, vaid esita õigeid küsimusi, mis sa selle all mõtlesid, kas või ja peegelda ja ütle, et ma sain aru praegu sinu jutust, et niimoodi, niimoodi, niimoodi. siin on nagu vaja seda peegeldust ja sellist üksteise mõistmist läbi suhtlemise. et ükskõik, milline, milline tee teil ei ole koos läbida olnud, siis praegu on see hetk, et kui ongi midagi rasket olnud, siis kõike saab lahendada, kui te omavahel rahulikult suhtlete. nii et selline suhtlemisarmastus et sihuke rahumeelne samas see armastus. Vares, kuidas siis see vares küll iseloomustab sinu armusuhteid või sinu armastust või armumist? jah, siin on minu jaoks on uus armumine. see ei ole nagu vana armastus, vaid siin on uus, tundmatu ja pime teekond, mis sind ootab ees. ja mm, mulle tundub, et võib-olla siis sõprade või sõbrannedega või emaga või isaga või kellegiga oled sa lausa nõu pidanud ja ja keegi on ütelnud, et ah, ära kiirusta selle armastusega või küll ta tuleb ja võib-olla vaatad isegi mõnda armastusseriaali või mingit filmi, sihukest romantikafilmi tahad vaadata, natuke nagu õhkad sinna selle tundmatuse peale ja praegu on see armumise tunne on sul küll siin südames, aga mulle tundub, et paarilisele või teisele inimesele sa seda nüüd praegu välja öelnud veel ei ole. või natukene mõista anda, aga kõik on hästi alguse faasis. jah no kui me nüüd siin noole võtame ja üks tuntumaid siis ma ei tea, lõikamisi kuskile puu sisse on ikka süda ja siis nool seal läbi. aga ma näen, siin on lihtsalt see, et vaata, siin on sinu enda teha või sinu paarilise või teie enda teha. kas te teete endale haiget või ei tee? ja kuna see armumine ongi väga sellises õrnas faasis, siis see haiget tegemine juhtub siis, kui te ei vaata ühele poole. ehk võib-olla on see, et te peaksite üksteisest rohkem teada saama, millised on, ma ei tea, elu eesmärgid, millised on, no mitte niisuguse suure elu eesmärgid, aga mõnikord tekitab tüli isegi see, kui ma ei tea, keegi kuulub teise parteisse, on ju, või noh, nagu seal kuskil võib-olla, et ühte jalgpallimeeskonda ja teist jalgpallimeeskonda eelistatakse. ja siin on ka, et selline tunne on, et te peaksite üksteisest rohkem teada saama, mis midagi meeldib, mis teisele meeldib, mis noh, ma ei tea, millised toidud talle meeldivad, kas talle meeldib sporti teha või teatris käia. vaata, selline see nool tuleb just mulle ütlema, et vaadake, et mitte kohe alguses haiget teha, siis õppige üksteist vaikselt ja kenasti tundma. trumm, kui sa valisid trummi, siis mis see kaart tuleb sulle ütlema armastuse, armumise või suhte kohta? kas ma ei tea, selline tunne, et ajate üksteisele puru silma või? mis valetamine teil siin nüüd praegu käib või mis asi see on, et nagu ei ole päris puhas see asi, mul on selline tunne. ma ei tea, kas sina ütled teisele, et armastan küll või teine ütleb sulle, et armastan küll, aga praegu siin natukene sellist tulist armastust siin ei ole. kuidagi lihtsalt selline teisele meele järgi olemine, mis ei ole natukene nagu tore.
teid otseselt või sind otseselt see ei häiri. Nagu selline, et hea küll, ma vaatan, mis sellest tuleb, aga mõningaid asju juba mulle tundub, et ei aktsepteeri. jah, nii ta on, nii ta on. Energias selline, et kui ta ei tule õhtul koju, siis on päris hea. kui, kui ma ise saan kuskil mujal olla, siis on see tore. jah, selline tunne, nagu oleks need tunded kuskile ära voolanud. ma ei näe, et siin oleks kedagi teist, aga tunded on lihtsalt välja voolanud. mis siis on juhtunud, et tunded on välja voolanud? miks see niisugune valetamine ja selline nagu üksteise mõistmist nagu oleks, aga liiga rahul. no vaatame, võib-olla üks nõuandekaart siis veel. noh, vaata, me siin kaardiga ma natukene näen seda, et me kõik jääme vanaks. me kõik muutume. ma ei tea, meil võivad juuksed minna hõredamaks, me võtame kaalus juurde. ma näen, miks need tunded siin on välja voolanud ja see niisugune jahumine käib, et kuidagi on ähm, nagu nagu te ei pingutaks üksteise nimel enam üldse, aga te ei pinguta ka iseenda nimel. et ma olengi kaalus juurde võtnud ja mis see sinu asi on? või et ma ei, noh, ma ei tea, ma ei kammigi hommikul juukseid sellepärast, et nad niikuinii on hõredad, on ju, kui juba juuksed mängu. kuidagi selline, et nagu minna laskmise tunne siin, et ah, mind ei huvitagi enam see ja kui teda ei ole, siis ka ei juhtu ja kui on. aga kui me räägime armastusest, siis siin on võti enesearmastus. see on kaduma läinud, kuigi ma ei tahtnud minna üldse sellele teemale, et ainult, aga siin ma näen, et siin on lihtsalt see enesearmastus on, et te iseendale ei tunnista, et me muutumegi. ma ei ole enam selline, ma ei tea, blond ja pikajalgne või mees ütleb, et ma ei olegi enam niimoodi musklis ja siis ma nagu ei sobigi, on ju. võib-olla on siin ka mingisugune seos mingisuguse tööga, et kui ma olin nagu riigiaparaadis tööl, siis teine hindas mind, aga nüüd, kui ma olen pensionil või valisin mingisuguse teise töö, siis ta ei hinda mind enam nii kõrgelt, et ta hindas mind mingisuguste väärtuste põhiselt. ja siin ongi need väärtused põhised ja need väärtused on muutunud ja siis tunded on minema voolanud, üks niisugune võib-olla ilustamine või niisugune vassimine käib. palun hakka iseennast armastama. see on see sõnum. armastus, 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 mis tuleb ütlema koolibrii armastuse kohta sulle, kui sa valisid selle kaardi. no nii, kas sa oled ütelnud seda, et ma olen õnne tipul? on nii? Ähm, aga mulle natukene tundub see, et õnne tipul küll, aga see on natukene veel niisugune ta ei olegi nii nagu värske, aga mulle tundub, et siin on olnud teil nagu võib-olla olete kunagi kokku saanud ja siis te olete jälle eraldi olnud ja nüüd olete jälle kokku saanud, et ei, see on ikka mulle õige. mina olen talle õige, et selline kokku-lahku minemine on siin ja praegusel hetkel ma näen, on siis jälle see, et kõik on hästi. kas on nii? praegu on kõik hästi ja kõik ilus ja vaatame, mis šamaan tuleb sulle siis ütlema. praegu võibki hästi olla, mulle tundub selle kaardiga, et te olete oma mingisugused probleemid lahendanud ära. olete suutnud äh, leida üksteises, teineteises mingisuguse koha, äh, mida veel rohkem armastada või mis noh, selline tunne, et nagu hindate ähm, ähm, nüüd nagu rohkem, et
jah, sihuke hindamise või sellise, mul ei tule nagu selle kaardiga nagu sõnu, et ma saan nagu aru, mis nagu ütleb, et noh, no toome siukseid lihtsaid näiteid, et sa tunned südames nii suurt head meelt, kui ta toob sulle lilli või tehakse süüa või lihtsalt on üks kook küpsetatud ja ta nii suurt head meelt tunneb teine paariline, et ta tegi selle koogi mulle, ta tegi selle kingituse mulle ja selle baasil olete nagu üksteist leidnud mingisuguste konkreetsete asjadega, et jaa, see mulle meeldib, oi appi, ta on suurepärane, te ei kujuta ette, kui hästi ta seda teeb ja kuidas ta räägib ja mulle silma sisse vaatab ja teine kuidagi niimoodi ka nagu kiidate üksteist, aga olete leidnud just sellise tasakaalu seal, et see on nagu hästi-hästi positiivne. No südamed ja südamed ja südamed tulevad välja, nii et ei ole midagi. Te saate rahulikult edasi minna, just kiitke iseennast, tunnustage paarilist, hästi selline, see süda tuksub, teil hakkab koos tuksuma, väga ilusad kaardid, nii et minge samal lainel edasi, niisugune hästi-hästi nunnu võiks selle peale ütelda, et selline sihuke soe armastus, soe järjest tugevnev armastus. aitäh sulle.